Minule meeldib uisutada sellepärast, et see on tore. See, et sa saad minna välja, nautida kiirust, saad sõita üksinda. Samas on see ka rahvasport, sa saad minna sõpradega sõitma. Lastele soovitaks rulluisutamist ennekõike sellepärast, et ta on huvitav. Samas on ta ka hea tasakaalu harjutamiseks. Et kõik uisutamise harjutused, uisutamine ise põhineb ennekõike tasakaalul ja see tuleb igal muul alal ka kasuks, nii et miks mitte kasutada seda kui juurdeviivat treeningut. Enne sõitma minemist peaks jälgima järgnevaid asju, et sõitjal oleks peas kiiver. Kiiver tuleks panna pähe kindlasti enne seda, kui jalga lähevad uisud. See on sellepärast, et kui sa paned ennem jalga uisud ja kukud ja pea on kaitsmata, siis võib see väga õnnetult lõppeda. Teiseks peaks kindlasti olema korralikud kaitsmed, seda eriti algajatel ja lastel. Nii põlve omad, käe omad, kui ka võiks olla küünarnuki omad. Et see tagab siis selle, et kukkudes saate te lihtsalt vähem haiget. Võib kasutada ka rattakindaid, see kaitseb peopesasid. Et kui kukute liivasel pinnasel, siis ei lähe käed väga katki. Uiskude koha pealt nii palju, kui minna ostma uiske, siis peaks jälgima, et uisud oleks kindlasti õige suurusega. Ja neil võiks olla ka korralik kannapidur ja hea reguleerimissüsteem. Ei ole vahet, kas ta on paeltega või pingutussüsteemiga. Et sobivad mõlemad viisid, töötavad mõlemad ühtemoodi hästi. Kõige lihtsam meetod liikuma saamiseks on siis nõnda nimetatud pardikõnd, mis tähendab iseenesest seda, et varbad on suunatud natukene väljapoole ja hakkate tõstma ühte jalga teise ette. Õige uisutamise asend oleks siis selline. Keha peaks olema põlvedest natukene kõverdatud ja ette kallutatud. Et kui panna käed põlvede peale, siis küünarnukk jääks sirgeks. Et see tagab selle, et te saate igale poole manööverdada. Samas ei kuku te selili, sest et keha on natukene ette kallutatud. Kõige lihtsam meetod uiskudega pidurdamiseks on kasutada kannapidurit, mis asub siis uiskudel parema saapa küljes. Selleks lükatakse jalg natukene ette ja tõstetakse varbad. Kui te näete, et teil on takistus, millest ei ole võimalik mööduda, siis kõige lihtsam on kasutada pidurdamist murul. Selleks tuleb viia keharaskus natukene tahapoole ja liigutada ühte jalga teise ette. Uisutades tuleks kindlasti jälgida mõningaid ohutusnõudeid. Ennekõike seda, et peas oleks kiiver. Soovituslikud on ka kõiksugused kaitsed. Uisutama minnes tuleks kindlasti arvestada ilmaga. Kindlasti ei ole soovitav sõita vihmaga, kuna libe asfalt tekitab suurema kukkumisohu. Valige ilmale vastavad riided. Mitmekesi sõites võite sõita kõrvuti seni, kuni see ei sega teisi liiklejaid. Lisaks uisutades ei tohiks kanda kõrvaklappe, kuna sa ei kuule sel juhul, kas keegi kiirem on sul selja taga, sa ei kuule enda ümbrust ja tänu sellele siis võivad tekkida ohtlikud olukorrad. Need olid uisutamise põhireeglid, järgige neid ja nüüd uisutama!